No nii, tänane video on siis taas sponsoreeritud Max Speeding Rootsi poolt. Et ma hakkan neid coilovereid paigaldama siia Volvole. Et lingid on all descriptionis, et saab 17% alla sealt lehelt, kui kasutate sooduskoodi DIFFER. Ja teiseks omalt poolt siis pakun 10% hinnaalandust, kui tulete paigaldama neid minu juurde. Aga kõigepealt ma mõõdan ära originaalkõrguse, siis ma mõõdan välja keskkohast tiivaservani. Ees on 35 sentimeetrit. Taga on 36 sentimeetrit. Et ma panen siis need külge nüüd ja vaatame, palju allapoole saame tuua autot. No nii, et ratas on alt ära, et siin polegi midagi keerulist. Siin on 2 polti, hoiab seda amorti alt poolt ja ülevalt poolt on 3 mutrit. Need 2 polti lahti saada ja ülevalt 3 mutrit lahti saada ja siis on vana käes. Muidugi tal on siin stabilisaatori varras veel, et selle lahti tegemisega ma ei hakka vaeva nägema, et ma tellin siia uued need vardad, aga vana lõik on läbi ja saab uued külge panna. Nii, ja siit ülevalt on 3 mutrit siis vaja lahti lasta. Noh, ja siin on siis näha võrdluseks vana versus uus. Vedru on peenem, kaaluvahe on kerge ja see ülevalt padjasüsteem on ka teine. Nii, ja siis paneme siit alt kokku. Esimesed on küljes. Ma
reguleerima ei hakka hetkel. ma keeran need stoprid kinni lihtsalt. ja siis vahetan teiselt poolt eest ära ja siis lähme taha, et ma teiselt poolt ei hakka filmima. no taga silla juures oleme nüüd. et siin taga on siis amorter on eraldi ja vedru on eraldi. et need ei ole ühes tükis. et ma nüüd lasen amorti lahti siit, ma panen tunglaua siia alla ja siis saab vedrut kätte äkki. eeldan, et need käivad siia siis. jah, ma pean ülevalt amordi lahti laskma ja siis uue amordi külge panema, et siis ma saan need vedrud vahele panna. ma panen seda alt kokku enam, et siin on väike koonus ja siin on koonus. et see läheb siis niipidi, läheb külge siia. ma pean selle nipuka ära lõikama. ei tahagi minna, et ma ei tea, kas seitsmekümnel on siis peenem see koht siit. et ma pean äkki nüüd seda auku suuremaks puurima. ja selle poole ka, et siis ma saan külge panna need. ja nii ma puurisin need puksid sees suuremaks veits. et nüüd saab külge panna.
või ma ronin korra üles, panen mutrid peale, muidu mul kukub alla see uuesti ja ma ei saa mutrid peale panna sinna. Üks pool on paigas. Nüüd panen teise poole. No nii, et taugumised on ka küljes. Ma nüüd panen ette rattad alla, siis lasen auto ratastele ja siis keeran need ülevalt ka kinni veel. Ja siis on näha, kuidas see auto jääb. No nii, et selline ta jäi. Eest keskelt mõõtes sinna tiivaservani on 32 sentimeetrit ja tagant on ka 32, et ma pidin teda ikkagi keerama, tagant on täitsa põhjas, ees saab veel keerata allapoole, tagant enam ei saa. Ja taha ma panin väikse flansi vahele, et siis tõi välja poole. Ideaalis võiks nüüd olla vähe teistsugune velg siin all, ilusam ja siis tuleks midagi nende tiibade ja asjadega ka ette võtta, et üle värvida. Aga testida ma veel pole jõudnud, et mul on käigukast veel vahetamata. Et seda siis vaatame järgmine video. Ja kui keegi tahab, siis maks Speeding Rootsist -17% nendele asjadele. Ja nad palusid öelda, et sponsoreerivad ka mingeid meeskondasid, et kodulehel on enamus on mingid drifti sõitjad, keda nad on sponsoreerinud, aga noh, kindlasti saab ka kiirendus ja ma ei tea, võib-olla ka ringrada. Et muidugi, kui head asjad need ringraja jaoks on, et seal on vähe kallimad tükid mõeldud. Vot, aga selleks korraks on kõik, et vaatame siis järgmine video, kuidas nendega sõita on.